tere, head neljapäeva! Neljapäev tähendab järjekordset äriõiguse nõuannet. Täna teeme äriõiguse nõuannet kahekesi. Mina olen Martin. Tere, mina olen Siim. Ja täna räägime meie kõigi lemmikust teemast, milleks on äriõigus ja AML. Me kõik teame, et üha enam ja enam tuleb viimastel aastatel tegeleda erinevate tüütute AML-i protseduuridega. Kuid see on oluline teema. See võib tunduda tüütu ja nõme, kuid seda tuleb teha. Tuleb suuta tõendada oma vara päritolu, kui küsitakse küsimusi näiteks pankade või muude asutuste poolt. Tuleb nendele reageerida ja mitte pead liiva alla panna. Vastasel juhul võib leida ennast olukorrast, kus on kõik ettevõtte kontod arestitud ja tuleb tegeleda rahapesu andmebürooga ja seal ei ole see tegelemine mugav. Mida teha selleks, et asi läheks võimalikult sujuvalt? Meie lihtne soovitus on see, et olge valmis täitma neid blankette ja selleks on hea, kui te tõesti omate seda infot juba ette. Teate, kes on teie tegelikult kasusaajad, teate, kes on teie osanikud, kes on nende osanikud ja kes on nende osanikud kuni lõpuni välja. Kindlasti tasub seda mõelda läbi ka osanike ringi tekitamise siis, kui ühingut asutatakse, sest et meie kogemus näitab seda, et kui osanike ringis on mingi välismaine element, siis see tähendab kohe oluliselt keerulisemad protseduure pangas, ülekannetega ja kui pöörduda ka meie poole, siis ka meil võib tekkida huvi selle kohta, kes on teie osanikud. Kui te jääte AML nõuete täitmisega hätta, ärge kindlasti kartke nõu küsida. Kui teil sel teema kohta küsimusi on, pöörduge julgelt meie poole. Näeme juba järgmisel neljapäeval. Tšau!